Minu nimi on Jesper. Te vaatate saadet Meie inimesed. Täna on meil saates sportlane, kes tegeleb huvitava spordialaga. Nimelt BMX Cross. Külla on tulnud Ketlin Tekkel. Tere Jesper. Aga räägi Ketlin, kuidas erineb BMX Cross tavalisest BMX sõitmisest? Sest kui ma õigesti aru saan, siis tegu on kahe erineva spordialaga. Jah, tegu on kahe erineva spordialaga. Nimelt siis BMX Cross toimub väljas 400-meetrisel rajal, kus on hüpped ning tuleb läbida 8 väravast ja mäest alla sõites. Tavaline BMX ehk siis toimub skatepargis, kus aga on kõik täiesti individuaalne, tehakse lihtsalt trikke, mida hinnatakse. Ma käisin ka vaatamas sinu trenni, mis üllatava kombel oli väga hirmus, sest minu meelest see kiirus ja kõik see on kõik väga suur. Aga kuidas sa jõudsid sellise spordialani? Tutvusin mõndade inimestega, kes sõitsid BMX-iga ja ühel päeval otsustasin, et no nüüd aitab, ma ostan endale ka. Hakkasin koos nendega skatepargis ringi käima, ringi sõitma ning lõpuks siis jõudsin alla Tähtverre, kus oli ka rada. Alustasin seal paar korda ise niisama ringi sõites ja ühel päeval tuli üks mees, kes kutsus mind trenni ning peale seda otsustasingi jääda BMX-i peale. Oled sa varem enne seda otsust tegelenud mõne teise spordialaga? Ja ma olin 8 aastat iluvõimleja. Millised on sinu senised suuremad saavutused või millel oled sa ise eriti uhke? Eriti uhke olen selle üle, et sain käia eelmisel aastal toimuvatel MM-il, mis toimus Belgias ning sain ka käia Bakuus esimestel Euroopa mängudel, kus ma saavutasin 13. koha. Veel olen uhke selle üle, et olen ainuke eestlane, kes on saavutanud Läti Grand Prixis üldkokkuvõttes esimese koha ning olen ka täiesti ainuke eestlane, kes on sõitnud superkrossi. Minu meelest on tegu suurepäraste saavutustega, aga me oleme rääkinud sinuga BMX Crossist ja tavalisest BMX-ist, aga mis asi on supercross? Supercross on siis, tegelikult on sama, mis BMX Cross, aga see on nii-öelda eliitidele, kes sõidavad siis 8-meetrisest mäest alla. Et tavalised nii-öelda lapsed või harrastajad sõidavad siis 5 või 3-meetrisest mäest. Ja üldjuhul on supercrossi mägedel ka suuremad künkad tulevad järele. Nii et on palju hüppamist ja kiirused on suuremad kui tavaliste sõitjatel. Sellel rajal sa ei ole üksi, eks? Ei. Ja kui sõidad mitme meetri kõrgusest mäest alla, siis ma kujutan ette, et see on ka võrdlemisi ohtlik. Ja see on ohtlik, sest sa kunagi ei tea, kui keegi võib teha kas vea või tulla sulle kuidagi külje pealt liiga lähedale ja on võimalus kukkuda. Ühesõnaga, see kui ohtlik spordiala sul on, see ei sõltu sinust? No see sõltub minust ka, kui ma teen ise vea, aga see sõltub ka teistest. Aga kui sa nüüd teed vea, siis tegelikult ju kukkumine on võrdlemisi valus, et kas sul on mõningad suuremad vigastused? Ja mul just hiljuti sügisel oli põlveoperatsioon, mis oli päris hull. Kui kaugele sa tahaksid selle spordialaga jõuda? Ma ei oska sellele küsimusele väga täpselt vastata, aga no ma arvan, et ikka natukene kõrgemale tahaks jõuda, et kiiremaks ja paremaks, aga ma tean, et mingit sellist nii-öelda maailmakuulsust siit küll ei tule. Miks nii? Sest Eestis puuduvad võimalused selle ala suureks arenemiseks. Aga kui võimalik, siis sa siiski seoksid selle spordiala enda tulevikuga, eks? Ja ma kindlasti tahaks õppida treeneriks ja ma tahaks, et Eestist ükskord oleks keegi, kes saaks olümpiale. Aga ära iial ütle iial, sest ma arvan, et kõik on võimalik. Aga kui toetav on sinu spordi tegemises sinu pere? Mu pere on väga toetav, et nad toetavad nii rahaliselt kui ka nagu vaimselt. Kuigi emale on ikka need kukkumised nagu kõige hullemad, et ta ei taha ju, et ma kukuks. Aga selles mõttes, et ta on õnnelik, et ma ei ole nagu päevad läbi arvutis ja teen trenni, et see on nagu kõige olulisem tema jaoks. Aga ma läheksin meie viimase küsimuse juurde. Nimelt, kus sa näed ennast 3 aasta pärast? 3 aasta pärast näen ennast äkki Tartu Ülikoolil esimest aastat lõpetamas. Ja ma arvan, et
ka rattaga mööda maailma reisimas kuskil. Et otseselt mingil töökohal ma ei näegi, aga kindlasti rattaga koos. Aga suur tänu, Ketlin, et sa leidsid aega tulla ja nael kummi ja kõrgeid hüppeid sulle. Kohtume 3 aasta pärast. Aitäh!